Nii nagu me teame, et siis metsa majandamisel üheks kõige olulisemaks mõjutajaks on just nimelt pinnase kandvus. Käesoleva aasta ilmastikuolud ei ole olnud metsameestele lihtsad. Talvel külma ei olnud, maapind ei külmunud, suvel sadas, nii nagu täna. Maapind ei tahenenud. Selleks, et seda olukorda nagu veidigi leevendada, on RMK juba 2 aastat otsinud koostööpartnereid, kes oleksid nõus investeerima nii-öelda väiketehnikasse. Siin on tegemist täiesti tavalise arvendusraidega. Nii nagu igal pool mujal elus on ka metsas toimub konkurents. Konkurents toidule, konkurents valgusele. Et kui me metsa ei arvendaks, siis meil oleksid puistud sellised vibalikud, nad oleksid nõrgad ja sealt ei tuleks sellist tarbematerjali, mida saaks igal pool majanduses kasutada. Tavaline arvendusraiemasin kaalub 15 tonni, siis antud masinad, need kaaluvad 6 tonni. See massi erinevus on nii suur, et need masinad praktiliselt ikkagi, nad ei ole võimelised meil kahjustusi tekitama. Tema parameetrid on lihtsalt nii palju väikesed võrreldes tavaarvestoritega. Et siin me saame rääkida ikkagi masina laiusest võib-olla sinna 2 meetrit. Et kui me teeme selle esimese arvendusraide ära, siis tegelikult ega me metsas neid kokkuveoteid väga lihtsalt nagu ei näegi. Et nad on nii palju kitsad, siis tegelikult selliseid väiksemaid raietöid ka kogukonna aladel. Ma näen, et nendel masinatel oleks suur potentsiaal, et kogukonna aladel ikkagi selle suure ja raske tehnikaga on võib-olla seal linnaoludes suht keeruline minna, aga just sellise väikese tehnikaga oleks nendel masinatel potentsiaali küll. Et igal juhul, et kõik ettevõtjad, kes sooviksid riigimetsas tööd teha, nad võiksid jälgida riigihangete portaali, et seal meil on tegelikult just nimelt väiketehnikale hanked suht järjepidevalt pakkumuses, et tööpõld on lai.